tere, mu hea valguse tooja kanali kuulaja, vaataja. Nagu sa isegi märkad, suvi läheb linnutiivul sõna otseses mõttes. Ja täna on meil hästi vahva päev. Täna te võite kõik pärast päikesevarjutust näha taevas perseiidide sadu ehk siis meteoore ja palju-palju kauneid tähti pidada nägema täna. Ja mis me täna vaatame kaartidelt? Vaatamegi siis kaartidelt seda, et mis on see, mis sinu elust ära läheb, ehk siis läheb varju. Ja mis on see, mida elu sulle nii-öelda toob või mis sulle siis taevast alla sajab. Et sellise sümboolse ladumise teeme täna. Ja ma siin pikemalt ei jutusta, alustame variant number 1 on siis selline kaunis pärlikee. Teine on siis nii-öelda kristallkee värviliste pärlitega ja kolmas on siis sinise pärlikee, nii et igaüks valib siis vastavalt endale 1 ja 2 ja 3 ja mina siis panen praegu need 2 imekaunist pärlikeed ootele ja alustangi siis selle sama grupiga, kes siis valis selle pärlmutri pärlikee. Ja teeme siis nii, et kuldne taro on see põhiline pakk, mis hakkab meiega siis rääkima. Hops, juba ta midagi tahtis öelda. Vaatame, mis ta tahtis öelda. No igal juhul tahtis ta öelda, et midagi on sinu ees varjatud ja seda me tegelikult praegu just vaatama hakkamegi. Aga võtame siis kõigepealt kipperi. See on siis selline tänuväärne kaardipakk, mis siis ütleb meile kohe kõigepealt seda, et mis on see, mis sinu elus on praegu varjul või mis on elu varjupool või mis peaks sinu elust hetkel ära minema. Grupi number 1 vaataja. Nii, paneme siia see, no siin ei olegi vaja tegelikult selgitust väga panna. Sinu elus on praegu nii-öelda ilmselgelt sina ise see, kes mingil põhjusel on kuskil või kellegi varju jäänud ja kõrvale tuleb meil rikas mees. Kas sa oled jäänud ja vaata, mis siin veel tuleb. Uskumatu, milline avang nii-öelda kaardiladumisele. Et tegelikult on nüüd huvitav see, et siin on aktuaalne antud hetkel. Ma saan aru, et kas siis paarisuhe või tööalane suhe, aga kui alla tuleb veel ka abielukaart, siis tegelikult võib olla nii 1 kui 2 kui 3. Ehk siis põhimõtteliselt midagi, mis on praegu varjatud, mis selles koosladumises kõneleb seda meelt, et see mees ei ole veel selle daami kätt palunud. Et see on alles ees. Kui me räägime sellest, et mis siis on varjatud ja mis siis on tulemas. Ja praegu kipper annab siin väga ühese visiooni põhimõtteliselt sellesse esimese grupi ladumisse, et see on hämmastav. Ma ei tea, kas rohkem olekski vaja siia kaarte panna. Aga vaatame siis, mis peale selle suhtedünaamika, mis siis tegelikkuses peaks siis päädima parimal juhul abieluga, mis siis on see osa, mis ära läheb. Mis on see, mis ära läheb
ehk mis siis on see, mis varjutab seda hetkeseisu, et asjad ei ole liikunud võib-olla sellises suunas, kuigi kõik teavad, et ammugi oleks pidanud. Mis on see varjatud dünaamika? Nii, aga tegelikult on niimoodi, et siin on mingisugused soovid, kas nad on ülemäärased soovid või on siin midagi, mida te olete planeerinud, tahtnud ja soovinud just nimelt seoses peo ja abieluga. No siin ei ole enam tegelikult üldse tõlgendamisruumi muuks kui ainult selleks, et see hierofant on üldjuhul abielukaart, riigimaja kaart, traditsioonilise abielu kaart, ma julgen öelda, kui me koos ladumises vaatame, eks ole. Aga siin on niimoodi, et kas on liiga ülepaisutatud soovid, tahtmised selle peo osas, mis selle pulmapeoga peaks nagu kaasnema, ja siit tuleb nagu müntide baas. Kas siin jääb nibin-nabin ikkagi, kuigi tegemist on jõuka mehega, siis kas nende soovide täitmiseks jääb natukene nagu raha vajaka? Et selline tunne, et kui me küsisime, et mis siit siis nüüd ära läheb, no siis järelikult loogiliselt võttes peaks ära minema see takistus, mis viitaks sellele, et nagu vahendeid ei jätku teie soovide realiseerimiseks ja tuleb sisse ametliku asjaajamise õigluse kaart, et tegelikult need soovid ei ole üldse kuskilt maalt ülemäärased. No täitsa uskumatu. Peame katma ära natukene neid alasti kujusid, aga siin on suur armastus, soovid, kõik, mis tegelikult sisuliselt, kui on juba järgmine küsimus nagu ära vastatud, et mis siis teie ellu tuleb, no teie ellu tuleb tegelikult see, mida te olete soovinud. Üks ilus pulmapidu, ametlik registreerimine, rahaprobleemid lahenevad ja kusjuures asjad hakkavad nüüd kiiresti minema. Sauade 8 ütleb seda. Nii et selle sama perseiidide sajuga ehk siis tähesajuga sajab teie ellu sõna otseses mõttes lahenduste laviin. Ja minu meelest täiesti ülearune on siin isegi küsida veel romantika inglitelt, et mida nemad tahaksid siis siia lisada, sest siin on nüüd puhas suhtedünaamika, kas te saate aru, kõik, kes te seda esimest kaardipakki või seda ladumist vaatate, ma tõesti ei tea, kas te olete. Kui te ei ole selles faasis, siis see ei ole ilmselgelt teie ladumine. Aga need, kellel on aktuaalne abielu, need, kellel on aktuaalne abielu pidu, pulmapidu, soovide täitmine, ametlik registreerimine, vaat nende kohta käib see ladumine. Ja teil on see koht, et praegune meteoriidisadu toob teie võimalused kõik ellu ja te saate seda kõike realiseerida, mida te soovisite. Need rahamured sisuliselt kaovad ja mida ütleb armastuse oraakel siia juurde, et armastus paneb proovile teie piire. Vaat siin on nagu see koht, et võib-olla siin oli mingisugune piiride koht, kus siis võib-olla see härra, kuigi tal võimalused lubavad, seadis mingisugused piirid, et ta ütles, et võt naine tahtis minna näiteks Maldiividele, aga ta ütles, et võt sinna me ei lähe. Ja võib-olla see oli mingisugune takistus, et terve pulmaseltskond, keda te tahtsite sinna kutsuda Maldiividele, ei ole võimalik nendel sinna sõita majanduslikel kaalutlustel, aga armastus saab seada piirid ja saab ka öelda, et teate, vaatame siis natukene alternatiive ja ühesõnaga vabanda, kui sa natukene läksid oma soovidega võib-olla üle piiri, aga põhimõtteliselt hakkab säde meid lendama ja kõik
mida te olete tegelikult soovinud, need, kes te praegu valmistate ette sõna otseses mõttes pulmapidu ja mehele minekut. See meteoriitide sadu teeb selle võimalikuks. Nii et mina arvan, et siin midagi juurde küsida on täiesti mõttetu. Esimene variant, soovin teile õnne, armastust ja pikka kooselu, sest siin lihtsalt ei ole mitte midagi juurde lisada. Nii et selline uhke algus oli siis meie ladumiselt täna ja uskumatu dünaamikaga siis pärlikee number 1. Nii et edu, õnne ja armastust teile ja mina lähen siis pärlikee number 2 juurde, kus on siis erinevad küll roosa kvartsi, küll ahhaadi, küll siis erinevad kivikesed ja vaatame siis selle variandi number 2 juures, et mis siis on teie võtmesõna, mis siis on praegu nagu ei ole väga nähtaval või mis on varjutatud selle päikesevarjutusega, et mis on need põhipunktid, põhiaspektid teie elus, mis on hetkel nagu mingil põhjusel nagu varjusurma jäänud. Vaatame, mis need on. Nii, siit tuleb jälle üks mees ja kas te saate aru, te nägite, et ma segasin. Ja siit tuleb jälle üks naine, ai, ja siit tuleb rikas mees. Opa, teate, siin on täna, vist on augustikuu, suur suvi ja inimesed vist ei tahagi muu peale suurt mõelda kui suhete peale. Ja jällegi, kui me räägime suhetest, siis ärge kitsendage ennast selles kontekstis, et te kitsendaksite ennast armusuhetega. Siin esimeses ladumises tuli väga selgelt välja, et tegemist oli küll paarisuhtega. Siin võib ju olla 2 meest, 1 naine, siin võib olla kolmnurksuhe, aga siin võib olla ka tööalane suhe, segi paarisuhtega. Mingisugused varjatud aspektid siin igal juhul on. Ja nüüd te peate nagu põhimõtteliselt aru saama, mis need varjuaspektid siis põhimõtteliselt teil on. Vaatame, kas siis kuldne taru annab mingisugust täiendavat aspekti siia juurde. Nii, paneme siis teie kolmnurga siia kenasti välja. Ja paneme siia juurde mingisuguse aspekti, mis siis annab teile selgitust. Nii, jällegi 3, pange tähele, eks ju. See naine ja kolmnurk on siin plaanid, tasakaalu loomine, veel kord tasakaalu loomine, näed, see naine on kolmnurk suhtes, tegelikult siin ei olegi mitte midagi rääkida, kaardid räägivad ise. Siin on see peamine mees number 1, nimetame seda niimoodi, kes on siis praegu väga tasakaalukas, väga kannatlik selles kolmnurk suhtes ja siin me saame aru, on pildile ilmunud üks rikas mees, jõukas mees, kes siis ka jagab nii-öelda jõukust, raha, mida iganes 2 lehte. Ja see olukord on sellele naisterahvale väga meelepärane ja see olukord on teie kaartidesse juba sisse kirjutatud ja te olete täna selles kohas, mis tegelikult on teile saatuse poolt määratud. Teile anti selline õppetund õppida, kus te peate nüüd enda jaoks ilmselgelt nüüd leidma parima lahenduse selles situatsioonis, kus ta on. Vaadake, jälle number 3, õpetaja ja õpilased. Jällegi, te olete praegu sattunud sellesse situatsiooni sellepärast, et see on teile karmaliselt ette nähtud, see on saatuse kaart, kohtumõistmise kaart, õppetunni kaart. Teie peate tegema enda jaoks nüüd ühe
õige otsuse, mis põhineb armastusel. Ehk et nüüd on selline küsimus, et sellel naisel on valida 2 aspekti vahel. Kas lähtuda oma südame kutsumisest, südame häälest või vastupidi siis rahalistest aspektidest, majanduslikust küllusest, kas siis hingelisest küllusest või majanduslikust küllusest. No vaadake, siin on nüüd küll selline küsimus, et võib-olla tasuks küsida Juura oraaklilt natukene siia juurde. Minu imetabane Juura oraakel, mida veel on müüa, mõningad eksemplarid. Ta on põhimõtteliselt läbi müüdud, aga midagi veel on. Kes siis veel tahavad, need veel saavad. Ja nüüd küsime Juura oraaklilt, milline soovitus, kuigi teil on kõige raskem aspekt siin see, et kõik on nagu hea. Teil on praegu nii hea olla selles kolmnurgas, kus üks mees armastab, teine majandab, maksab, võib-olla esimene ka maksab ja majandab. Ja te nagu ei tahaks üldse valida. Aga nüüd on küsimus selles, et mida Juura oraakel tegelikult siin siis teile nagu soovitaks või mida ta ütleks, et mida selles situatsioonis, vaadake. Juura oraakel ütleb niimoodi, et seda olukorda pikendada sellisel kujul, nagu see praegult on, enam ei ole võimalik. Sest otsi endale palun erapooletu esindaja, muidu rapsid tühja ja sa võid kõigest ilma jääda. Siin on nagu see aspekt, näed, mis siit tuleb Juura oraaklilt 22, 23, siin on 13. 2 meest, eks ju, 22 ja vaata, mis siin on. Kõik ei ole kuld, mis hiilgab, ära lähtu vaid materiaalsest kasust. Kaalu ka teisi aspekte. Nii et mõte on nagu siis selles ja 3. Juura oraakli kaart ütleb, mida kindluslinn, näed, selle mehe alla tuleb sul kindluslinn. Tundub, et see on mingisugune peamine mees sinu elus, kellega sa oled kas abielus, kooselus, suhtes juba pikemat aega. Sa tunned ennast seal turvaliselt, kindlalt, ta pakub sulle tasakaalu, enesekindlust, eneseteostust, kõike, mida ta pakub. Ja siin öeldakse, et järgi sisetunnet, ära karda enda eest seista. Asi laheneb vaid siis, kui sa kaitsed oma piire. Ehk siis, mis siin siis toimub? Toimubki see, et siia piiridesse on sisse sõitnud üks rikas mees, ilma keerutamata, majanduslikult väga heal järjel, kes jagab 2 lehte, raha, vara, kõike, mida sinu hing veel ihata soovib, kes toob päikesepaiste sinu õuele ja sa oled segaduses, armas vaataja, sa oled suures segaduses. Kui sa oled ka mees ja sul on vastupidi seal mingisugused teised dünaamikad, võta ikkagi nii, et kes sa oled see vaataja, siis teisipidi pööra endale need teised figuurid, eks. Vaatame, mida see armastuse oraakel selles väga keerulises situatsioonis tegelikult, olgem ausad, lihtne see ei ole. Mida ta siis sulle soovitab või mida sa peaksid sellises situatsioonis nagu tegema. Nii, mis sulle öeldakse? Päikese alla tuleb selline kaart, midagi on sinu eest peidus. Keegi ei ole sinu vastu aus või keegi ei ole truu. Vaata, nüüd on selline asi, et sa pead suutma aru saada, kumb nendest partneritest tegelikult ei ole sinu vastu truu. Ja sädemeid lendab, mis kole. Ütleme niimoodi, et ei ole raske arvata, kust need sädemed siis lendavad ja kes sulle seda nii-öelda mõnusat ja säravat elu pakub, eks ju. Aga igal juhul on niimoodi, et romantilised üllatused on kõik, näed, need tulevad armastuse alla, need on kõik horisondil. Nii et põhimõtteliselt on niimoodi, et see on lausa kummaline, milline armastuse dünaamika on tänases ladumises sees. Ma ei ole jätkuvalt saanud vastust, siin on ainult üks vastus,
erapooletu esindaja otsimine ei tähenda seda, et sa pead otsima juristi, juhul kui siin ei ole juriidiliste küsimustega tegemist. Kui sinu ladumises on ka see variant, et sina oled täna nii kaugel, et sa oled näiteks juba lahutamas oma abielu näiteks selle peamise mehega, siis mõte on selles, et hoiatus on selle koha peal, et võib-olla ei tasuks loota sellele, et ma võingi siit ära minna nii, et ma mitte midagi endale ei saa, et mul on uus partner juba niikuinii rikas, jõukas, et sellel ei ole probleemi, siis siin on see hoiatus, et tegelikult ei saa tulla ka ära nii, et sul on tühjad pihud, vaid sellisel juhul pead sa otsima endale küll juriidilise esindaja. Aga igal juhul romantilisi üllatusi on sulle igast otsast selle perseiidide sajuga tulemas. No see on hämmastav, eks ju, meil on see sparks teist korda väljas, ehk siis sädemeid lendab täna öösel sõna otseses kui ka ülekantud tähenduses nii vaatajate eludes kui taevast alla. Et see on hämmastav tähtede seis hetkel ja vaatame, mida siis peaingel veel siia juurde ütleb. Peaingel ütleb, et toeta ennast ja neid, keda sa armastad. Sa oled lihtsalt see inimene, kellel on oskus teha kõik ilusamaks, et tegelikult on sinus kõik absoluutselt olemas ja võtmesõna on muideks, kui sa paned tähele, siin on ka armastuse kuninganna ja kui sa oled veel veemärgi esindaja või siis maamärgi esindaja, need on eriti nii-öelda need inimesed, kelle kohta see ladumine või nende joonte kohta see ladumine käib. Igal juhul on asi nii, et ainukene soovitus, mis sulle täna on see, et ole kallis, järgi oma südame häält, mitte niivõrd praktilist kasu, vaid rohkem nagu südame häält, sest tundub, et praktilise kasu sa võid saada ka siit, kuigi see mees ei pruugi nii rikas olla kui see. Aga kui tõesti tegemist on lahutusega, siis vaata, et sa ei jääks tühjade pihkudega. Ei marsiks pea püsti lihtsalt sellest kooselust või abielust välja. Vabandust. Nii et ausalt öeldes, siin jäetakse otsad täiesti lahti. Siin sulle ühest nõuannet ei anta. Tegelikult võiks öelda niimoodi, et sul on võrdsed partnerid. Sul on võrdsed partnerid, vabandust. Kelle vahel valida. Ja ülesanne ei ole sul kerge, aga lase siis täna sellel tähesajul endale sõna otseses mõttes teed näidata. Ja vaata, kui sa homme üles ärkad, kuhu sind siis esimese hooga nii-öelda südame poole pealt vaadatuna tõmbab. Ja katsu siis otsustada. Ja kui sa sellega hakkama ei saa, no siis ei ole mul muud öelda, kui ole kena, tule minu vastuvõtule, tule konstellatsioonide töötuppa, teeme võib-olla mõned disainid ja vaatame, katsume koos siis järeldusele jõuda. Aga see on hämmastav, kui head kaardid tulevad praegu juba teist varianti nii-öelda teisele seltskonnale, eks ole. Et siin ei ole muud kui ainult hea ja hea vahel on valida kogu aeg, et see on nagu super ladumine, ma julgen öelda. Ja nüüd aitäh teile teise grupi vaataja, kui teile esimene ja teine grupp see meeldis, mida te nägite ja tundsite ja kogesite, jagage muidugi seda videot ka teistega, sest võib-olla tahavad teisedki häid uudiseid kuulda. Ja nüüd tuleb meil kolmas, see on siis kõige tumedam ahaat, käevõru ja vaatame, mis siis teie eest on hetkel varjatud ja mida siis meteoriitide sadu, perseiitide sadu teile siis toob. Kõigepealt, mis siis seis praegu on, mis siis on varjatud või mis on siis pausil. Ahaa. Teate, teil on nüüd küll praegu hetkel niiviisi, et teil on tegemist mingisuguse kohtuasjaga, ametliku asjaga, see ei pruugi olla kohtuasi, see võib olla lihtsalt mingisugune ametlik asja ajamine, kus te saate ametliku kirja.
kui te seda kohtuväliselt ei suuda lahendada, seda situatsiooni, siis on varjatud teie eest see dünaamika, et te võite seda lõpuks ka lahendama hakata kohtus. Igal juhul on küps mees, igal juhul on ametiisikud selle asjaga seotud. No see võib olla ükskõik mis asi. Aga küsime korraks siis kuldselt tarolt, et kas ta näitab meile valdkonna, et millega see seotud on siis see nii-öelda mingisugune ametlik asi, mis teie eest on praegu veel varjatud, mis ei ole teile veel teada, aga mis on siis nagu tulituha all natuke juba hõõgumas ja kuhu on segatud mingisugune küps mees. Küps mees, eks ole, see võib olla ka mingi pärandi asi, see võib olla esivanemate mingisugune teema. Vaatame, kas siit tulevad meile juhised, veel tuleb üks mees, muide, müntide kuningas, kui teil on teada, et see näiteks see küps mees teil siin on müntide kuningas, see on siis neitsisõnn või kaljukits tähtkujust, siis on see temaga seotud, hetkel on see saladus, te isegi ei tea, et seda kohtuasja valmistatakse ette või et seda asja valmistatakse ette. Igal juhul see ongi see asi, mis on teie eest praegu varjatud ja see on tõsimeeli seotud mingisuguse perekonna rahadega. Siin on müntide 10 on perekaart, on rahakaart, täismajakaart. Vägisi kisub see sinna kanti, et siin on mingi, kas on pärand või on abielulahutus, mingisugune uus algus. Pärast selle asja ära lahendamist on tulemas uus algus, aga pange nüüd tähele, mis on varjatud, on see, et teie eest kavaldatakse midagi. Mõõkade 5 siin näitab selgelt, et sellel võitlusväljal olete võitjaks teie, kui te mängite valite oma lahinguid, mida siis arukalt nagu pidada üldse ja valite, milliseid sildu ületada, milliseid sildu põletada. Nii et mõte on siis selles, et just teie käes on muide kõik trumbid ja tööriistad praegu. Ja kui te nüüd saate teadlikuks, et selline asi on teil tulemas või selline asi hakkab kuskilt maalt nagu pead tõstma, siis teil on hoiatus see, et ärge hüpake vette tundmatus kohas uisa-päisa, arvates, et ma võidan niikuinii, vaid teie olete nüüd see, kes peaks nüüd väga arukalt oma sammud kõik ette planeerima. Vaat see on see küsimus. Vaat siin oleks nüüd vaja jälle juura oraaklilt küsida, et kas siin antakse meile veel mingisuguseid nõuandeid, et mis siin siis on täpsemalt. Ahaa, see asi ei ole nii traagiline, kui teile esmapilgul paistab. Kui te sellest asjast nagu teadlikuks saate, siis te kohkute esimese hooga ära. Te mõtlete, et appikene, mis nüüd siis saab, on ju. Aga tegelikult on niimoodi, et te olete võimaluste lävel. Vaja on teha vaid õige valik, kuhu liikuda. Ära torma, peatu hetkeks, võta aeg maha. Näed, siin on teine hoiatus. Siin on ka see, et ära hüppa vette tundmatus kohas, ära torma. Võta aeg maha ja ära mõtle üle. Naudi oma elu, ela oma elu edasi, nii nagu sa siiamaal elasid. Ja mis on kõige tähtsam? Usk, lootus ja armastus. See on nüüd kõige tähtsam, et ära kaota usku, looda, sest armastus on kõige võti. Kui me räägime, siin on mingisugune küps mees, siis ilmselgelt see küps mees ei ole see, kes jätaks teid millestki ilma või tahaks teid tüssata. Aga küsimus on, et siin te peate oma kaardid õigesti lauale mängima. Siis te põhimõtteliselt ja katteta lubadustest ei tohi lasta ennast petta. Vaat siin on see sama koht, et keegi kavaldab, näed, see on teist korda tuli see,
et mõõkade 5 ütleb, et keegi kavaldab, keegi vassib ja nii edasi ja keegi tahab võidelda ikkagi natukene rohkem, kui te arvasite, et ta võitlema hakkab. Nii et katteta lubadustest, kui teile midagi öeldakse, et noh, et aga ma annan sulle selle või luban sulle selle, siis palun jälgige, et need lubadused, mida teile siin lubatakse, oleksid ametlikult kõik dokumenteeritud. See, et keegi teile suuliselt midagi lubab, et ma teen nii või teen naa, vaat siin on hoiatus. Seda ärge kindlasti vastu võtke, selliseid katteta lubadusi. Nii et, aga vaatame siis, teil on hirmus ametlik asja ajamine läheb lahti, nii et see tähesadu toob teile küll raha, muideks, ilmselt, kui te oma kaardid õigesti mängite, aga toob ka sinna juurde asja ajamist, tarka, asjalikku, mis on praegu veel teie eest varjatud saladuses, aga te olete ise piisavalt tark. Te olete ise piisavalt tark ja te saate selle asjaga hakkama. Ja siis öeldakse, et aga süda tuleb avada ja tuleb nagu põhimõtteliselt jälle, siin on see sama usk, lootus, armastus, dubleerimine, et katsuge nagu armastusega, headusega, kõige sellega, mis nagu võiks avada teie hinge ja teise poole hinge, headust ja mis on kõige tähtsam, näed, siin on teist korda lust ja lillepidu, lihtsalt naudi ära, mõtle üle, et kuigi see tundub ehmatav, siis tuleb leida siiski väikestest asjadest rõõmusid ja mitte minna pea ees koos naha ja karvadega sellesse dünaamikasse, et appi, et nüüd siis on kõik asjad nagu untsus. Ja siin on siis nüüd selline asi, et armastus nõuab ohvreid. Nii et siin võib juhtuda tõesti niimoodi, et üllatus seisab selles, et näiteks teie partneril on mingi salanaine, kellest te võib-olla teate, aga võib-olla ei tea. Ja igal juhul kuskilt maalt nüüd te peate otsustama, mida teie selles situatsioonis tahate või ei taha. Võib-olla tehakse teile igasuguseid ettepanekuid, ma olen klientidelt kuulnud, et partnerid teevad. Et näiteks see variant, et mina suhtlen kõrvalt kellegiga, sina suhtle kõrvalt kellegiga, aga ärme lahkumine. Noh, üks on selline variant, mida tehakse. See on sacrifice, ehk siis see on ohverdus põhimõtteliselt, on ju, mis tuli selle müntide 10 alla. Et ma ei taha peret lõhkuda, ma ei taha lastest ilma jääda, eks ole, näed, siin me oleme, aga mul on salanaine. No, on naisi, kes jäävad sellega nõusse, ütlevad, et jah, ma ei taha tõesti perest lahku minna, ma olen nõus niiviisi edasi elama, aga samal ajal vaadake, mida teie enda süda nagu ütleb, eks ole. Et mõte on nagu selles, et teie peate aru saama, mida teie päriselt tahate ja hästi oluline on see, et katteta lubadusi ärge palun kuulake. Kui teil näiteks selline ettepanek tuleb, mis ma praegu just rääkisin, no siis see on kindlasti katteta lubadus, sellepärast et teil ei ole selles situatsioonis mitte mingisuguseid garantiisid, aga üllataval kombel tuli praegu ka abielukaart. Ehk siis tegelikult on niimoodi, et teie, kui te olete suhtes ja siin käib mingisugune jahmerdamine, kas teie vanas suhtes või uues suhtes, mis ei taha liikuda, siis igal juhul on siin selline asi, et see tähesadu võib tuua teile võimaluse abieluks. Igal juhul soovitus on selline, mingeid katteta lubadusi ärge kuulake. Siin on ka ametiisik, siin tuleb asjad ajada ametlikuks, et soovitus on tegelikult see, et kui pakutakse mis tahes mitme otsaga lahendusi, siis neid on soovitus mitte vastu võtta. Kui tegemist on suhtega praegu, kus siis üks inimene ütleb, et aga ma alles siin lahutan ja ma ei tea, millal ma üldse lahutan ja mul läheb veel kõik aega, siis teie asi on selgeks teha ja küsida konkreetselt, kui kaua läheb aega, mis siis on see perspektiiv, mis sealt edasi saab ja enda jaoks võib-olla siis piirid paika panna. Sest tegelikult näete selle tähe saju ajal ja
tulevad teile ikkagi need üllatused. Nii et mis iganes teie ees siin varjatud oli see dünaamika, üle mõelda ei tasu, tuleb võtta ja vaadata täpselt nende kaartide pealt, mis teile jagatakse, mida elu teile pakub ja alles siis tuleb vastu võtta otsus, mida siis nagu selles situatsioonis ka teha. Igalühel, ma ütlen, siin on tuhandeid inimesi, kes vaatavad, on situatsioonid erinevad. Et ma küsin korraks peaingli tarolt, mida tema veel ütleb, sest siin on suhteliselt suur nii-öelda diapasoon sellel kaardilaual, et siin võivad olla erinevad asjad, et mis vaataja jaoks see soovitus on, sest teil kõigil on erinevad probleemid. Ma küsin lihtsalt peaingli tarolt praegu ühe soovituse sellele, kes seda videot praegu vaatab, et mida peaingel soovitab siin. Rahu. Ja tead, mis ta ütleb? Lase minevikul minna. Ees on rikkalik tulevik. Lase lahti ja luba Jumalal end juhatada. Siin on siiski suure tõenäosusega tegemist mingisuguse abielulahutuse teemaga praegu, kuhu võivad olla segatud ka ühised äriasjad ja mingisugused pereväärtused, pereärid, mis iganes, võib-olla juba esiisade aegsed, aga kuskilt maalt on see jõudnud sellisesse kulminatsiooni või faasi, kus see pereasi vajab nüüd nii-öelda uut hingamist. Ja mida see siis tähendab? See tähendab seda, et see kaart ütleb, et rahukaart kuulutab sinu jaoks suurt ümberkujunduse aega. Sel perioodil jätad selja taha olukorrad või kogemused, mis sind enam ei taeta. Oled selle eluetapi läbinud ja valmis edasi liikuma. Käes on aeg uuteks ettevõtmisteks, mis täiendavad sinu eesmärki ja võimaldavad sul areneda, nagu teeb seda röövik, kes muutub liblikaks, nagu sellel kaardil on nagu näha. Sageli tähistab selle kaardi tõmbamine saabuvaid muutusi. Sellega võib kaasneda suur kergendus või isegi kurbuse tunne. Peaingel Aasrael võtab sind armastuse ja kaastundega vastu ning aitab sind sellel ülemineku ajal. Võta aega, et kogeda kõiki oma emotsioone rahu ja enesearmastusega. Et ära mine ohvri energiasse, ära hakka ennast aletsema, võta puhka ja nii edasi, need kaardid kõik räägivad koostöös. Võta aega ja võta vastu, mis on kõige tähtsam, uus algus. Võta vastu uus algus. Lase minevikul minna. Lase vabaks ja luba Jumalal juhtida. Nii et ühesõnaga, kui suur see kaotus sulle praegu ka ei tunduks, tea, et see on sinu hüvanguks. Ja tea, et kui sa oled sealjuures arukas, mängid oma kaardid õigesti, üle ei mõtle, ohvrienergiasse ei lange, siis asjad lahenevad parimal võimalikul moel. Ka siis, kui see abielu ei ole sinu oma, ka siis, kui juhtub, et hoopis sinu partner võtab kellegi teise naise ja 30% võib ka nii olla, siis sina lase elul ennast üllatada, sest ka sinu jaoks on kindlasti olemas partner, sinu jaoks on kindlasti olemas romantilised üllatused. Vaat sellised vahvad ladumised said meil siis täna, mis olid täiesti väärilised sellele perseiitide sajule, sellele meteoriitide sajule, sellele varjatud dünaamikale, mis täna siis tõesti siiamaale vajaski nii-öelda oligi varjutatud ja väga paljude jaoks tulevad homsest alates uued üllatused, uued võimalused ja uus liikumissuund. Nii et mul oli väga rõõm teiega taaskord siin kohtuda. Mul oli ääretult hea meel, et meie traditsioon jätkub ja loomulikult andke teada, mida te soovite, et ma teeks, milliseid ladumisi, sest vaadata saab ju kõiki asju. Ja muidugi on selge nüüd see, et kõik teie, kes te nüüd olete minu ladumisi vaadanud, käisid alles mul kliendid, kes olid väga õnnelikud, sest ma panin nüüd kodulehele välja ka uued ajad.
nii et olemas on siis individuaalseteks nõustamisteks ajad kodulehel ja kaardiladumisteks on ajad kodulehel ja on ka olemas privaatkonstellatsiooniks ajad kodulehel ja on tulemas ka grupikonstellatsioon, nii et kogu informatsioon pluss kallid sõbrad on tulemas minu uus raamat. Esikraamat, et kui te olete nii huvitatud minu käekäigust, minu tegemistest ja ka põnevast lugemisest, siis vaadake ka hooandja.ee lehele ja vaadake ka minu kodulehele konstellatsioon.com, kus te siis näete minu uut raamatut, mille te võite minult saada pühenduse ja autogrammiga, kui te näiteks annate selle raamatule hoogu. Nii et kõik võimalused on olemas meie ühiseks koostööks. Mina tänan teid vaatamast, soovin teile mõnusat täna õhtust meteoriidisaju vaatamist, nautimist, jälgimist nii looduses kui ka oma eluvõimalustes. Nii et suur aitäh teile ja järgmiste meeldivate kohtumisteni.